Rongi peale minek, korralik jebimine oli, see on luksus. Ja keegi ei siia minu oma. Äge sild. Väga äge. Kõik paljud paad pileti siia lihtsalt. Davai. Oleme rongi peal. Korralikult. Palju rahvast tuli äkki mingi rong ära, annan pileti kohe. Vaata. 15 toltsi. 15. Kallis. Tehti väike märgistus ja siis kellel on tegelikult mingi netist ostetud või mingi mina ei tea kuukaart, aastakaart, siis pannakse veel sinna mingi sõidab sinna või tal on pilet makstud, et süsteem on mingi teistsugune. Aga noh, see peaks minema päris kiirelt sinna tegelikult, sest kilometraaž, mis me läbime, on tegelikult mingi 16 kilomeetrit, 16-17 kilomeetrit, eks ta ole mingi kiirrongi sarane asi. Tahtsin öelda, et polegi nagu ju loodust näinud kaua, aga pargid ja värgid ikka linnases pilvelõhkete vahel, aga niimoodi siin, et mingi viljapõld, taga üksikud puud, et see on täitsa lahe ja mõtlen, et me tuli mingi 4 minutiga välja New Yorgist. Ma olen ikka siin lähedal, aga lihtsalt, et sellest linnaruumist 4 minutiga välja järsku ongi hoopis teine maa. No vaata, hoopis teine elu käib siin. Täiesti teine elu. Tänud küüdi eest ja niimoodi me New Yorki saabusimegi, nii et uus hotell ootab. Rongilt rongi peale, nüüd lähme Airtraini peale, mis viib otsa hotelli juurde väidetavalt, eks näiski saame ilusti maha. Aga väga mugav tegelikult, et meie luksuslik kabinet siin. Väike kupee. Muidugi siin tuleb, tuuakse teed, aga tegelikult päris mõnus. Rongilt rongile jalutama ei peagi, tegelikult arvasime, et peame 0,6 miili jalutama, ma olin valmis juba. Tahtsin üle rongi raudtee minna tegelikult, kas üle raudtee või minna, mõtlesin suva lähme, ma ei viitsi siin jebida. Pileti pidi alles jätta. Ja sai. Istu maha ja naudi. Aitša! Äälele! Sa lõimades lase! Kustakse turvameet. Ongi jah? Jah. New York ei jäta meid maha. Väga mugav elu. Ühesõnaga, tuled rongi pealt maha, siis sa lähed Air-rongi peale, õhurongi peale. Tuled siin maha ja siis sa lähed hotelli bussi peale. Ega väga kuskil midagi kirjuta, ootad lihtsalt ja loodad, et tuleb sinu buss ja mehiklane sõidab bussiga ja küsid, kas see on tasut, ütleb, ja see on tasuta, only tipp ja meie kui lahked eestlased anname talle lausa $1 tippi. Elu on raske. Lähed Hello. Hello. Mario. Yeah. Awesome. Yeah. Hello. Yeah. No, mõnus. Niimoodi peale saime ja nii me saame enda hotelli minna, Mariot ootab. Vaatame, kas keegi tuleb veel peale. Eks vaatab, kas lähme õigesti võtta. Vaata seda luksus kahekesi lihtsalt. Äge vend roolis ja nii me lähme. Aga ma arvan, et tippi tuleb natuke rohkem. Tipp anname nüüd kindlasti rohkem. Ta juba rääkisimegi juttu ja küsis, kas me loogime. Ja ütles, et me oleme nagu Georgiast Ta arvas, et me oleme Georgiast, et soengud on sellised ja räägite ka nagu joonud 7 päeva. 3. buss juba vist põhimõtteliselt või teine buss ühesõnaga. Esimene vend küsis algus üldse, et kas lähete kuhugi Middle hotelli, keskmises hotelli. Ma ütlesin, yes kohe, no ma ei tea, mis hotellid siin on, aga Spring Suites buss viib meid praegu ja nagu näete, luksus jälle kahekesi bussi peal. Mees on valmis sõidutama meid, ma lihtsalt ütlen talle davai go ja lähme. Et kõndida ei saa, igal hotellil on oma auto ju. Jah, töökohti juurde lihtsalt. Mina olin valmis kõndima üle mingi metsas ja mingi silla ja ma ei tea, kust iganes. No nii, tere tulemast uude kohta Springil Suitsis. Selline väga mõnus, kubane, aga mis on lihtsalt tore vaheldus sellele New Yorgi mürale, New Yorgi väiksele 8 ruutmeetrisele korterile, siis vaadates seda, siis siin esik on võib-olla 8 ruutmeetrit. Aga mis siin täpselt kõik on?
kohe tervitab kööginurgake, mikrolahi, kapp, kraanikauss, külmik, kõik asjad olemas. Aga kohe ongi siin diivanile, kes ei taha voodis magada, saab diivanil magada. Kontorilaud, suur telekas ja ilusti 2 voodit. Eelmise ööbimisega päris suur. See hüppe on korralik, aga noh, mis meie point on see, et enne Miami reis oleks tore ennast välja puhata. Ilusti kont oli kõige madalama peal, jah, tuleb. Väga mõnus, vaade on selline nagu on. No, see ei olegi tähtis. See ei ole üldse tähtis. Tore näidata võib-olla. Kiirtee, hästi vaikne, midagi ei kostu sisse. Hästi vaikne. Vastas on mingi teine hotell, vastased meil. Mõlemal külalisel on siis oma kapinurgake, saab ilusti kohvri panna. Teisel pool täpselt samamoodi. Ja nüüd luksus, mida meil New Yorgis ei olnud, kõige odavam söömiskohas. Esiteks, vannituba. Juba kraanikauss on meie jaoks. Ja, aga oma enda WC ja vann. Siia ma täna jään tunniks ajaks. Ja niimoodi on küll mõnus ühte Miami reisi alustada, nii et näeme juba Miamis. Kell on siis 2:30 hommikul ja jätame oma äärpere kõvasti, et tegelikult oli siin väga mõnus operaator siin. Mu selja taga tegi laua taga tööd näiteks, monteeris videosid. Mina enamusas puhkasin, et tegelikult väga mõnus siin sutsaks vahele pärast New Yorki korra välja tulla rutiinist, sellisest kiirest töörutiinist ja siis siin puhata. Ega pikk juttu polegi, Miami lendib ootab ja ei taha hiljaks jääda, et vaatame, kas kõik check-inid, passikontrollid ilusti laabuvad. Nii õhtul tegelikult tahtsin meid jääd ka. Mööda kõnnides nägin, et jäämasinad on igal korrusel, nagu ikka filmid saad näinud. Siis jõuan enda korrus omale ja klassikaline operating ice machine on the second and third floor, ehk siis teisel ja 3. korrusel oli töötav masin, meie korrusel mitte. Aga tegelikult oli lihtne. Paid ämbri siia alla, vajutasid peale nagu Apollo kinos või kuskil ja jää kukkus alla. Nii et mõnus värk. Nii, kuna hommikusöögile me ei jõua, siis hotellitöötajad tegelikult väga lahedad ütlesid, küll me midagi leiame teile hommikul närida. Selline õunapiruka sõine, baking delicious, siis selline muffin kommidega, vesi ja saan aru, et õunamahtlaki, apple juice. Nii et saame selle ruttu sisse panna ja ootamegi enda transporti lennujaama. Nii ja tegelikult siin terve aeg seegi tasuta kohvi võtta ja teed ka, jah, automater, saad endal tegelikult teed ka teha. Ma võtan hommikul siin kohvi. Tuleb elu käima, sest paar tundi tegelikult öösel und, aga peame juba edasi liigutama ennast. Kohvikreem kõik ilusti olemas. Ma panen isegi 2. Maiasmukk, jah. Ei ole väga kohvi sõber, aga kui pakutakse niimoodi hommikul vara, siis peab vastu võtma. Go Yankees. Bye. Väike tipp hommikul tegelikult, sest väga kiiresti tuli 4-5 minutiga. Entrance this way. 4-5 minutiga tõi meid siia lennujaama juurde. Väga mõnus sujuv sõit ja ei olnud mingi peatusvärke. Ja oleme kõiges kohas. Küsis ka, mis terminali juurde vaja minna on, ütles B. No problem, kohe. Nii, oleme Newmarki lennujaamas ilusti turvakontrollist läbi läinud, mis esiteks peab ütlema tegelikult see, et kotis ei pidanud sisu välja võtma, väga mugavalt läbi, aga minul jäi kohe silma siis DLC Star Buddy. Ma mäletan väiksena vaatasin, äkki tal oli Koogiboss, Torriboss oli saate nimi ja siis nad iga saade oli mingi suur tellimus, et nüüd teeme. Siis läks alati midagi viltu, et hullult draamat, mingi transpordi käigus läks tort ümber, aga tore näha, et mees veel elab, tegutseb, nii et üks selliseid staare, keda ma väiksel vaatasin. Ja ega ei peagi siin kuhugi poodi ronima või ootama, kuni lahti tehakse. Ilusti automaadiski igasugust kõrvaklapid olemas. Muidugi hinnad ma jään vist praegu võlgu, no vaatame headphones. Ei, $55 näiteks JBL Bluetooth headphones, mis siin kallim on.
110. Noise cancelling. Nii, päike minu selja taga tõusmas ilusti New Yorgi kohal siluetti näha, väga võimas. Väga kiirelt päike tõusis, see kindlasti kaadrisse ka väga äge vaadata. Aga vaatan, et järjekord on juba vähenemas, nii et lähme julgelt peale ja saamegi enda istekohad leida. Tuleme lennukilt maha, kõnnime koridoris, ma mõtled viimased, ega ma ei saa ka aru. Automaatsüsteem. Seal oli kirjas, et ohu korral vajutavat. Mõtlesin, nüüd ongi läbi. Welcome to Miami. Aga õhk on kohe kuum, päikese kätte pole veel jõudnud minna, aga ma tunnen, kuidas päike on kütnud seda õhku siin. Aga ma arvan, et hotelli kõigepealt lihtne minna ikkagi lifti või Uberiga, ehk siis mõlemad on telefoni äpid nagu Bolt põhimõtteliselt. Et väsimus on ikkagi veits selja taga, lennuki reis võtab läbi ja kui saame ruttu sinna taksoga kohale on hea, saame sisse seada ja hakata juba plaani paika panema, nii et marrat võtame takso. Hello! Hello! No nii, minek. Minek. No olen veel lennujaama lähedal, aga palmipuud mulle meeldib. Päike juba on selline kuidagi mõinsam, tundub vähemalt, et on mõinsam. Ja ma ei tea, rahulikum natuke, ei ole nii palju liiklust võrreldes New Yorgi, kuigi ma olen väga lennujaama ääres siin kuskil kiirteel, aga ikkagi. Isegi seal oli tummikud New Yorgis, et praegu on väga hea esmamulje. See on hea teada siis. Päike juba paistab ilusti nahale peale, tunnen, kuidas läheb juba nahk kuumaks, väga mõnus. Oleme siin Miami River hotelli juures, selline hotelli juures. Taksosõit siia oli väga mugav võrreldes näiteks New Yorgiga. 20 minta ja läks mingi $15, et odav, kiire ja väga suju sõit oli ka. Aga liigumegi sisse, vaata, mis meil üldse siin on. Sest tegelikult ta väga sellist võib-olla hotelli muljet ei jäta. Aed on ilust ees küll, aga on näha erinevaid nagu sellist tube. Siuke kuurort. Jah. Et mõnus, kui me saame endale ühe sellise väikese toaks ja mina väga rahul, nii et lähen vaatame, kus check-in on. Nii, olemegi siin selline hotellis, viskasime asjad üles ära, aga mõtlesime enne, kui lähme linna peale Miamit avastama, täpsemalt Miami downtowni, näitame üldse sellise koha teile ära, sellepärast, et minu jaoks on selline esimene kogemus, kus sa võtad bookingust hotelli ja saad sellise kompleksi nagu kaasa, et selline kogukond on siin. Et näiteks meie maja ongi siin selja taga, nagu nägite. Paar sammu enda magamistost olemegi välja astunud ja oleme siin sellise pinkide kala juures. Siin saab õhtusööki nautida lõunat ja perenaine ütles tegelikult, et nädalavahetused kutsuvad siia DJ-d ja tulevad isegi mingi peoks. Et meie nädalavahetuse siin pole, aga sellegi poolest saame siin lõunat nautida. Sellised majakesi, kus söömiskohti on jagu. Ma olen siin ära 1, 2, 3, 4, 5, 6, kus meiega äkki 7 võib isegi rohkem olla. Et tegelikult siin ruumi on ja tõesti mõnus kogukonna tunne tekib. Et hommikul tegelikult oli siin ka joogamatte näha, et vaatame äkki hommikul saame ka siin joogat tulla tegema. Nii ja muidugi ka õige hotelli juures Miamis peab olema ka bassein. Saime juba siin korra ennast ära kasta, ülimõnus rannatoolid. Saad päikest võtta. See tähendab ainult üht, et ei peagi kaugel kuhugi randa minema. Saad enda hotelli juures mõnusalt ära sulpsata ja siis päikest nautida. Ja ma ütlen, siin selles kompleksis nii-öelda avastamisruumi on korralikult, saad ka võrkkiige peal olla, nautida seda ilma, isegi siit võtab päike. Mis minule isiklikult kõige rohkem siin meeldib on tegelikult need palmipuud, et väga mõnusalt nagu ilusad ja lilled õitsevad, elu käib, et tõesti õige puhkuse tunne tuleb siin Miamis. Kui hotelli sisse registreerid, siis siin väike selline letike ka tegelikult olemas, saab osta igasugust kraami. Hiinad tegelikult väga okeid hotelli osas eriti, Sprite, Coca-Cola, $2 purk, vesi $1.50, et selline energioskinnad ütleksin mina.
kiire ülevaade siis meie ööbimiskohast näidatud, tõesti väga mõnus selline kohake, kus olla. Aga tänane video on tegelikult meil selline lihtsam eesmärgiga. Teie ees on ilus $100 2 peale minule operaatorile, siis üritame Miamis hakkama saada. Noh, mis me üritame, saame kindlasti hakkama. Aga tahamegi näidata palju tegelikult $100 ühel päeval siis teha annab, mida osta annab ja nii edasi. Nii et lähme linna avastama. Oleme ise sellises väikses linnaosas nagu Lidelavana, noh kui väike ta on, eestlase jaoks võib-olla tõesti suur. Aga tegelikult siin on niimoodi nagu latino inimesi, täpselt mina ütleks Kesk-Ameerika. Nägime näiteks El Salvadori kohvikut siin, siis seal oli Mehhiko inimesed olid mingid kohvikut pidamas ja väga mõnus on lihtsalt siin kõndi tegelikult, sest avastamist on siin igal pool. Inimesed teevad oma asja, kes elab suuremas uhkavas majas, kes elab väiksemas majas, aga elu kogu aeg käib. Kes müüs autode pealt eile maiustusi siin, kui tulime ja tavaline elu käib. Ilm on päris krõbe, mis see UV või temperatuur võib praegu olla? No UV on, ma arvan, kuskil 10 kandis, et see võtab korralikult nahale. Kraad ja jääb sinna 30 Celsiuse juurde meil. Ja vaadates su seda varju, siis seda nagu ei olegi. Päikese niidis paistab peale. See on nagu oma ette, jah. Siin teie selja taga tegelikult lasteaed ja täitsa huvitav, et selliseid silte peab üldse panema, et Eestis mina ei ütleks ette, et näiteks koolimaja ees või laste ees on, et noh, relvadega siia sisse ei tohi tulla, nagu tundub selline mõistetav, loogiline asi, aga ju siis USA's on vajalik. Kuradi palav on ikka. Päike kütab, jah. Tore on tegelikult näha, et ka siin sellist ilusat kunsti tehakse minu selja taga ilusti näha. Meenutab minul näiteks sellist Võru bussijaama lähedal Navitrolla ilus maal. Nii et üle maailma käib selline asjatamine. Muidugi kindlasti on graffitit mõnes kohas soditud liiga palju koledaks mingi igasuguste väljenditega, aga selline asi, noh, 2 püüalt üles ja nautida. Igasugustest putkadest ja tanklatest möödakõnnidest tegelikult jääb kohe silma võib-olla selline Powerball, Mega Millions, igasugused erinevad lotovõidud. Ja neid ei ole 2 milli, 3 milli, need on 200 milli, 180 milli, nii et ega endalgi kibeleb ühe pileti ostma, äkki võtame ära selle võidu ja jääme siia lõksu riiki, ei lasta ära, miljonärid. Nii, siin on näha, et inimene on tankinud 17,2 gallonit ja see maksis $101 ja see teeb eurodes täpselt nii palju. Mõnus. Elu käib. Oleks pealt üle minema. Kõnnime siis tegelikult praegu söögikoha juurde, aga minul vasakul käel jääb tegelikult automüügisalong, kõik USA lipud lehvivad, et korralik müümine käib. Perekond just praegu võtmas siis laenu 50 aastaks. Auto ja elada Ameerika unelma. Palju õnne. Pala, Eesti mehel on pala. Aga äge pood nimega I've been framed, ehk siis mind on nagu süüdi lavastatud. Aga tegelikult saad endale pildi raamitsed valida. Järjekordne tuntud söögikoht arvestades USA's siis eestlaste jaoks. Taco Bell. Lähen vaata, mis pakutakse, äkki mingi räppi saab, mingi taco saab ja anname teada, kus maitseb. Kas GTA San Andreas oli sarnane või? GTA San Andreas oli vist mingi Clucking Bell. Tahtis olla nagu Taco Bell, nii et ma arvan, et sealt on see inspiratsioon tulnud. Ma olen loll või? Tulime rõõmsal sammul Taco Belli juurde, arvas, et see on ju kindlasti lahti, kell on 12.20 ja siis tuleb siin silt vastu Open Day'l 9 AM kuni 12 AM ehk siis 9.12. Et ma ei tea, kas see on väga toimiv ärimudel, aga ju siis siin on, et käivad inimesed, võtavad lõunasöögi ära või hommiksöögi ja rohkem peagi lahti hoidma. Nende värk. Isegi kohalikud ei tea, et kinni on. See on väga huvitav ikka.
3 tundi, oled näinud kunagi ühtegi kiirteede kohta, mis 3 tundi lõhki hommikul? Töötaja tuleb kohale, koristab tund, pärast koristab ka tund. Ja ongi kõik. Ma ei tea, kuidas selline ärimudel toimib lihtsalt. Äkki ongi mingi hommikusöögi jaoks nende läinud. Või äkki COVID andis mingi põntsusi ja ei tea, ei oska. Tundub veider lihtsalt. Ja teine asi äkki ei ole lihtsalt töötajaid, kes teenindaks siis. Täpselt. Kuigi ma arvan, siin tööd otsitakse, ma ei tea. Väga veider. Sa oskad mulle öelda koha nime? Koha nimeks on mingi kohalik värk, aga ma ütlen, et see peaks olema Hondurase inimeste siis üleval hoitud kohvik või hoiavad üle. Ja siin on tegelikult mingi ajaloolised pildid. Ma tahaks arvata, et need võivad olla mingi esimesed, kui nad tulid siia. Võib-olla ma eksin rämedalt, aga äge oleks küll, et siin tükik ajalugu, et kuidas esimesed tulid, avasid enda kohviku. Sest mis on tegelikult siin piirkonnas, Lide Lavanas on veel siis kohvikusid. El Salvadori inimestel oli, mehiklastel oli, siin on ka Hondurasel, et Kesk-Ameerika tõesti domineerib siin. Ja ma arvan, et siia jäämegi või? Siia jäämegi, siin hea konditsioneer on põhjas. Õudselt palav on, tõsiselt on palav. Chicken, beef, mix beef. Selline korraliku taco saab siit tegelikult. Tacos catrachos. Tundub mõnus tegelikult kõrvalauas, minust sööb ka üks väike tüdruk seda, nii et ma usaldan tema maitse meilt siin restoranis kõige rohkem. Kui tema sööb, siis maitseb mulle veel rohkem sama. Vaatame, tellime midagi head. Läheb loos, jah? Ja, ei, siin valikut on. Juustu taco põhimõtteliselt. Ma ütlen, mulle meeldib selle restorani värk juba. Klaasid on külmad, jää on juba sees ilusti, valad enda Coca-Colat või õlut, mis iganes sa võtsid. Vot seda on praegu vaja, terviseks. Kes tahab olla nagu operaator ja osata kõige tähtsamat väljendit sellises piirkonnas, siis Uno Cerveza ja teenindaja nägu juba naeratab, millist õlut tahad, koroona ja juba toob. Õpime koos. Tõus mina tulin nagu USA-sse, vaata, ma ei kujutanud ette, et ma satun sellist linnaossa, kus ei räägita väga inglise keelt, aga ei muidugi, austusest lihtsalt piirkonna vastu nõus, alati võib õppida. Takot kohal, et näeb isuärata välja. Ma arvan, et see tuli täitsa õnnelik juhus, et Taco Bell oli kinni, et siit saab ka vaat ilust Hondurase lipuga tulevad koos sööginõud. Super, laseme hea maitsta. Rõbe äär. Tegelikult võiks isegi käega võtta võib-olla. Võtta käega võtta. Nii ja maitseme ka, kuidas see Taco meil siis mekib. Hästi palju liha on siis, aga jää kuivaks. Võta näite veel liha. Hästi palju liha on siis. Ja jää kuivaks peal on sulatatud juust. Alg võtad salatit. No mehele maitseb nagu näha. Soovitan. Tegelikult siin restoranis käib tippelu, ikkagi tippmelu praegu, tipptund aratasti. On koolilõpetajaid, keegi peab sünnipäeva, kõrvallauas on näiteks 10 inimest istumas, soovisid kõik ühele poisile õnne. Siis on näha lõpetajate sellises riietuses inimesi siin. Ja ma ütleks, et meid on siin umbes 60-70, et tegelikult väga ruumikas restoran. Ja takosi rahulikult sööd siin ja naudid, et võib-olla mina eestlasena tahakski, et liha maitsen, et midagi rohkem, aga midagi puudu ei jää. Salatit peale ja väga maitsevad, saab järjest süüa. Nii, kokku läksin siis 36,91, siin on ka tipp sisse arvestatud, mis on siis 15%, 4,50. Väga mõistlik, siin USA-s ongi vist 10-20% selline tavaline tipikultuur. Ja kõht sai väga täis, nii saime raha ilusti tagasi, loeme üle ka, nagu ikka, 20, 40, 50, 55, 60, 61, 62, 63, arve oli 37, väga õige. Mees oli väga muhe, kuigi tipp oli sisse arvestatud, jätame $1 veel tippi ka. Väga lahe restoran. Teenindus super. Ja nüüd me siis lähme. Mis ma nüüd ütlesin summaks? Tuletad meelde mulle 63, 62 on alles. 62 lähme Miamit avastama.
let's go. No lähme vaatame 7-Elevenisse, kuidas seal on. Jah, 7-Eleven ka tuntud pigem selline pood filmidest või iganes, kes jälgib võib-olla välismaa YouTube'i, USA YouTube'i. Siin on juba hinnad näha, mingi Monster $2 näiteks, Energiajook Monster, mis meil Eestis on. Aga vaatame, mis pakutakse. Võtame mingi joogi näiteks. Mingi karastava joogi võiks veel võtta. Õlu. Praegu läks üks naine tegelikult mööda, kellel oli see silt ees, et ta soovib raha ja siis näitas mulle praegu niimoodi. Ma ei tea, nagu ma oleks näinud, et ta varastas midagi. Ma enda arust ei näinud küll, loodan, et ta ei varastanud midagi. Juba väljast tiirutab. Aga nii, mis me tahtsime näita? Ma ei tea, mis elu käib, paneb sealt praegu minema. See on see sama, kes käis restorani. Aga näiks mul niimoodi. Ma ei tea, võib-olla mingi ähvardus vaata. Aga mis ma tahtsin näidata, et siin külmas tegelikult korralik joogivalik. Alustame kõikidest nendest külmadest jääkohvidest, nagu Nesti jääd, et muidugi teise firmal, tuntud Sprite, Coca-Cola, Fanta. Aga just tuleb midagi sellist, mis väga Eestis ei ole, et igasugused Monsterid meil muidugi on, aga hoopis teised maitsed, mida pole näinud. Meeletud. Oranžid, sinised, Oossi limoneid, Austraalia limonaadiga. Mis need on? Regin energiajoogid. See peab autore taha. Siit saad nitrot endale lihtsalt. Siis siin on nagu Rockstari mingi energiajoog, Bangid. No siis tuntud Red Bull. Kas Red Bull äsik isegi Eestis on kõik maitsed olemas? Või isegi olla, et Red Bulli oleme jõudnud. Aga mis meie võtame? Meie tahaks maitse tegelikult ikkagi Ameerika õlut. Ma arvan, et selline, mida ka enam-vähem inimesed on näinud igal pool. Bud Light, suur korralik ümber käe. Ja teine asi, mida kindlasti tahaks maitsta, mida üks mu sõber ütles, et sa võiksid maitsta on seltser ja just White Claw. Et seltser peaks olema selline karboniseeritud nagu viinveega, nagu natuke nagu selline, saadki viinveega võtta põhimõtteliselt baarides. Et ta peaks midagi sellist meenutama, vaatame, kuidas eestlasel maitseb üks White Claw seltser. Ja 2 külma jooki ja lähmegi edasi. Krõpsuga midagi jääb võtma. Kõht on täis. Samas õlle kõrval mingi väike amps või? Aga mingi hästi pisike. Hästi pisike. Nagu midagi sellist, aga kuule ka võtame mingi sellise. Mis see on näite siis kaameras? Black Onions chips. Mõtlen, kes oota. Võtame odavam. Võtta kõige odavam. 1,69. 1,59. Plus täks. Krõpsu. Kõiki pitsasid ja saiakisi ja igasugused. Kõike saab siit, siin saab jah. 7-Elevenist ikka, mis nad ongi nagu pitsa saiakesed, kana, pitsalõigud on olemas, hot dogi saad endale teha. Ja USA-s on huvitav, pead ise hot dogi tegema. Ja saad ise hot dogi teha. Et kuidas kellegile. You want a phone number? No. 792. 792, paneme siis külgsi. Ja nii see raha kulub. Ma tahtsin juba tippi enda. Harjun. Ja nii see raha kulub, jah? Bye. Väga sõbralik teenindaja, aga näe, isegi senti saime. Senti me pole veel kaamerasse näidanud. Oota. Mis sent ta üldse on, ma ei saa kõru. 2 senti, 5 cents. 5 cents. Päris pisike. Ja 2 tolts sai veel alles. Ja lähme vaatame parki kuhugi. Lähme vaatame parki, istun maa. Silla all on nagu vähe räpas. Silla all käib teine elu, jah. Kogu praht ja siia kogu need mingid vennad magavad ka siin niikuinii öösiti. Sealgi mingi vend korjab korvi asju. Eks selline elu ole. Teed 3 sammu ühele suunas, rikkad inimesed rikast autodega. 3 sammu teises suunas, oled vaesuses silla all. USA reaalsus ütleks mina. Nii, silla all on tegelikult näha sellist masid nagu State Trooper. Mina isiklikult tegelikult ja vastus võlgu, mis see täpselt tähendab. Nagu osariigi politsei äkki ainult või midagi sellist. Võib-olla nende rohkem õigusi, vähem õigusi, aga masin näeb väga välja nagu arvutimängus oleks näinud kuskil.
numbrimärgiks oli Straight Trooperil Florida numbrimärk üleval. Arrive alive, saabu elusalt. väga huvitav, väga huvitav. Et ju nendel on mingi spetsiaalne ülesanne, tegelikult on ka praegu hästi peidus. On näha, et oleme troopilises kliimas, kui isegi maas leida kooktuseid. Küll on autoga puruks pestud, aga on ka terveid näha olnud, nii et tõesti troopiline kliima tervitab. Lähme üle. Noh, jalkaplats ka kõrval. Jalkaplats kõrval, jah. Turist, vaatan lihtsalt, võrreldes New Yorgiga need pilvelõhked ei ole enam pilvelõhked. Ei, muidugi tegelikult see ka võimas vaatab, aga seal ehitatakse kõrgustesse midagi. Kui otsite Miamis peatöövõttu, siis GT McDonald on täpselt see vend, keda otsite, nii et minge aga. Seven-Elevenist kaasa võetud joogid tegelikult taks pargis ära juua, aga no näha, lähme sisenema parki, kus on kohe silt camping keelatud, ehk siis telgiga siia ei tohi tulla. Sellegi poolest mingi mees saab magada betooni peal, kas või ääres. Lahendusi leitakse. Pole ime, miks ta silla all magavad, seal on ju küll lubatud. Jah, kui ta on täpselt kahe silla vahel. Ta puhkab. Siin on mingi mee. Menetleb. Üks kalamees tegi suitsu rahulikult, käed puusa peal taga sõitis korralik selline minijaht mööda, paadike mööda. Muusika käis, naised bikiinides, mees ees, pani käed ka puusas. Et elu on selline lihtsalt nii... Hästi varieeruv. Hästi varieeruv, jah. Et ühest äärmusest teise äärmuses. Päris äge elu ju käib, nagu ma kogu aeg ütlen, minu selja taga siis sild läheb alla. Tegelikult selline paat tuli sealt mööda siis väga pika mastiga, nii et pidigi silda keritama. Kogu liiklus seisab korra, kõik nagu on kurat küll, aga elu peab edasi käima. Skuuter, jetski. Leidsime sellise pargi pingikese, lauakese, saab malet kabet ka mängida, aga kõigepealt siis maitse test, mis 7-Elevenist sai ostetud. See on siis White Claw, see peaks olema see seltser, kõige tuntum siin USA-s ja peaks olema sellise grapefruidi maitsega, vaata. Lõhn on üsna selline nagu gin. Ei ole väga minu jook, Karboniseeritud vesi viinaga oli hästi, aga mina ütleks, et hästi lahja see sinine gin. Mitte longera, vaid see sinine ja A. Le Coq'i oma gin. Selline jah, lahja lürr. Ei ole sinu teema ühesõnaga. Ei ole minu teema, aga ära ta joomata ei jää. Lõpuks nagu, ma rääks mingi 40, et ei ole kõigule. Nii Bud Light, õllesõpradele siis värskelt. Ka selline ikka vesine, nagu vesine, selline ei ole nagu seda kanget, mõnusat, mingi humala maitset nii palju tunda. Ma ei taha Bremmile halvasti midagi öelda, aga ma ütleski, et see oleks nagu veega lahendatud Bremm põhimõtteliselt. Ma ei solva Bremmi, ma solvan Bud Lighti, aga hästi korralikult veega lahendatud. No aga naudime siis. Ma joon siis seda White Claw või? Terviseks. Nii, Platanitos garlic flavored siis kartuliklõpsud. Minule meenutab nagu see sihkat, reaalselt. Kartuliklõps, kuhu on sihkat sisse pandud. Et selline paksam ka tegelikult on. Kartuliklõpsud üldse ei meenuta. Aga on sinu maitse või? Ei ole, minu maitse ei ole. Söömata ta ei jää, aga nagu ma ei ostaks niisama. Nagu näha, päike on siin kadunud juba. Tuul on korralikult tõusnud. Ja tegelikult, kui me hakkasime Miamisse lendama, siis New Yorgi Eesti majas saime kokku Roald ja Mustafaga. Ja nad ütlesid tegelikult, et nendel oli raskus isegi siit ära lennata New Yorgi poole, et olid tormihoiatused, troopilise tormihoiatused, orkaani, igasugused hoiatused tulid. Ja olevat olnud isegi kaadrid, kus vesi oligi põlvini ja autod lihtsalt sõitsid suures, sügavas vees. Et meil lihtsalt praegu joppanud, loodame, et ilm täiesti käest ära ei lähe ja saame nautida siin Miami võlusid. Esimese lonksuja kohe meelde ei tulnud. Seepärast, et seltser tundus selline USA värk, aga ma tahan öelda, et tegelikult Eesti turule on ka jõudnud. Siin 3 aastat tagasi mina maitsin esimest kord A. Le Coq'i poolt
toodetud siis spirit, et äkki olete näinud poes õuna oma, äkki oli sidruni oma, et ta meenutab hästi toda, et siis põhimõtteliselt Eestis on ka seltser olemas, aga võib-olla teise nime on lihtsalt. Aga see ongi selline A. Le Coq'i spiriti maitsega ja minu arust on täiesti okei, ikka mida rohkem lonksu all võtad, seda parem on. Ja mida ma ütlen, kunas seda tahaks juua? Suvi on ilusti, kuum suvepäev on, päike paistab, oled muru ära niitnud, murulohn on üleval, istud kodus rannatooli peale verandale ja siis lihtsalt. See on selline lürpimine. Nii nagu nägite enne, need sillad tegelikult üles alla tihedalt, et laevaliiklus läbi lasta. Aga jalakäija, nagu tuled siia, sild see aed tuleb ette, ütleb väga selgelt, et jalakäijatel on keelatud ületada silda, kui sild on üleval. Et siis tegelikult midagi hullu ei juhtu, sest töötajad on ka seal. Ja küll see süsteem on automatiseeritud, et ma ei usu, et saab keset seda ja siis järsku üles tulema. Ei no suht võimatu on üle ka minnes. See oleks nagu võimatu. Aga et kõik on nagu läbi mõeldud ja siin autod ka liiguvad, nendele tõuseb ka sild üles ja nii sa seal ootad. Et siin, kes Need for Speedis fännid on, tahavad kindlasti auto küll hüppata, aga ma ei soovita, et see läheb päris ränk. Ja nagu mainisingi, et töötajad vaatavad, et kuna sild üles tõsta, siis selles väikeses hoones ongi näha, et saab nuppu vajutada, vaata kogu aeg pilti, et ega kohe laeva juba ju eest laskma, laev saab ka pidurdada, et kõik oleks ilusti loogiline. Ja kui võib-olla veits mõnitasin asjatut Miamit, et ei ole neid kõrgeid pilvelõhkaid, see tegelikult jagub küll minu selja taga Miami Tower, et väga lihtsasti ära tuntav, et järjest läheb kitsamaks ülevalt niimoodi voolujooneliselt. Ja seal jällegi õhtuti tegelikult on ka näha erinevat valgust olenevalt päevast muidugi, aga ka väga võimas hoone. Nii kõnnid siin Miami Downtownis ringi, tegelikult väga luksuslik elu, luksuslikud autod, suured kortermajad, näed, inimesed on viisakad riides, aga tegelikult on teine reaalsus ka siin silla all elavad inimesed telkides. Seal on näha ka nüüd tal koer, tegelikult see on isegi kukke ja kana näha, võt seda ma ei uskunud. Aga meie päevast eelarvest on $54 alles, annab $4 inimesel, kes vajab seda rohkem ja vaatame, äkki saab midagi sellest tema ju osta. Aga mis ma tahan öelda, et see erinevus, jah, see on nagu nii seinast seina. Koer on nii sõbralik, aga viskab seda, näed, kana ja kukstab. Take care. Be strong. No problem. Koer ei tahtnud väga sõbralik olla, tundis ära võõra inimesega. Aga mis lause tuli? God bless you, jumal õnnistagu teid. Nii et loodame, et läheb neile paremini. Ja need oli 2, tegelikult ma nägin ainult ühte inimest. Mees magas ja naine oli telgis. Kui Miamisse satute, siis soovitame kindlasti käia ka riiete poes, sest siin on vana hooaja kaupu väga paljudes kauplustes. Näiteks minu selja taga on Ross tunnuslausega dress for less. Riietu siis vähema raha eest põhimõtteliselt ja samuti soovitame külastada sellist kohta nagu Marshalls, et väga hea vana hooaja kaup, aga väga kvaliteetne ja leiad kindlasti ägedat kraami. Ega siin pikk juttu polegi, lähme sisse, vaata, mis hinnaga näiteks saab uue särgi, uued lühkad, jalanud, mis iganes huvitab, nii et kaeme perra. Hello. Kurat, teil alarm läks peale minu peale. Ikka. No massiivne, ülisuur. Et Saaraga ei saa võrrelda? Ei saa. Nii, vaatame, ujumisriided me ei taha. Vasakule mine. Juniorit asja me ei taha, aga meeste jalanud vaatame üle. Huvi pärast, mis sind on, jalanud on tegelikult korralikud. Nii, Puma, üleni punane. 40 toltsi, õige hind on vist 70, nagu ma rausan. Jep, nii. Mingid ilusad kingad, vaatame äkki mingid firmakat veel. No siin on mingi Hilfigeri kossid nüüd. Hilfigeri kossid, väga hea leid operaatori poolt. Nii, 50 toltsi. No ma ei tea, mis õigind võiks sellel olla, seal oli lihtsalt pandud 70 praegu. Okay. Et lihtsalt teile veidi aimu tuua palju, mis asjad maksavad, siis siin on Championi pusa tuntud ikkagi firma. Et sellised tooted lähevad ikka kalli hinnaga Eestis, siin on näiteks 15 toltsi, selline ülekäiv pusa kergest materjalist. Ja Maika spordisõpradele tuntud LA Lakers $8, selline mõnus suvine. Ja leid ainult tegelikult jagub veel uuesti Championi kossid ka. Vaatame, millega nad on, 40 toltsi, päris hind on siin $90, 50% lihtsalt alla, ei ole mingit ale-alet, vaid ongi lihtsalt sellise hinnaga, et reaalselt soovitame siia tulla, kui tahate garderoobi täiendada, sest väga korraliku kraami saab hea hinnaga. Aga mina tahaks ühte mütsi. Kas meil on raha mulle üks müts osta? No meil on $50 päeva raha, nii et lähme otsime operaatoril ühe mütsi. Nii, soppasime siin operaatoriga veidi. Sai mulle lühikesed püksid, fila omad, väga korralik 13 toltsi. Operaator soovis mütsi, korralik osta Adidas.
$11 muretses, et võib-olla veidi priiskamine on, aga pigem mitte, väga korralikus materjalis sees ilusti Adidas kõik original stuff. Aga mis me tahame just öelda tegelikult reisisellidele, kes veel ringi reisivad nagu meie, me väga ei viitsi asju kaasa võtta kodust, aga siit on väga võimalus sokke ja aluspesu näiteks osta. Sokid nii $10, 6 paari, Adidas omad ilusti, Championi omad 6 paari, $8 ehk peaaegu $20 paar ja väga korralikud firmad kõik. Et ainuke asi, mida võib-olla sellises poodides ei soovita teha, on osta nagu karbis või sellises kastis või pakendatud kujul toodet. Sa ei tea kunagi, mis kiri seal kuskil nurgas on või äkki on kuskil auklik asi sees. Et pigem vaatad siit ikkagi okei, kõik paarid korras, läheb, ostab ära. Ja aga see pood lihtsalt on massiivselt suur, seda unustasin öelda, et see on nagu siia taha andis ikka kõnnid juba, et siin on kõik toid, see oleks nagu mingi prisma kokku pandud ainult riietele umbes Eestis, nagu see on võimsalt suur, võimsalt suur. $25.66. Yes, oli David Cash. Palju kulus siis? $26, $4 saime tagasi. Kiire arvutus tähendab seda, et meil on alles $24 $100. Annab ikka kulutada siin, aga mina rahul saagiga tegelikult, väga normaalne. Aga mis lihtsalt USA's võib-olla kõige häirivam on nendes pohides, riidepoes, toidupoes, see aeglane teenindus. Ma olen Eestis nii arvanud, et ruttu tehakse kõik, keegi ei räägi, poemüüja, kõik on. Aga siin on reaalselt vaatas seda hinda. Esiteks vaatas poemüüja hinda, ütles, et on midagi vist valesti. Siis okei, selle esemega sai korda, siis nainaks vaatame igat enda seda suurust hinda seal leti ääres, kui tal olid asjad välja hoid. Ta vaatas, ma ei liialda praegu pausiga, see läks edasi. Vaatas uuesti ja niimoodi umbes 20 sekundit ja siis nagu okei, I'm gonna buy it. Selle tassi korvis oli 20. Assi oli korvis 20, hästi aegst läheb. Eks ole nende kultuuri osa, ma olen vist teist arvnud letile, et tere, head aega, nägemist kõik. Aga jah, $24 ja vaata, mis me sellega teha siis saame. Lähme liigume edasi. Päris tuult või bolti meil siin pole Miamis, aga sellegi poolest saad endale äpi kaudu siis tõukeratta võtta. Mis on huvitav tegelikult see, et kiivrid on siin kaasas. Kui ma nüüd lähemalt vaatan, siis tegelikult siin on lihtsalt siit nipukaga kinni. Et ega ma ei saakski kohe aru, mis mõistusega seal lahti teed, murrad ja kuidas sa tagasi paned. Päris huvitav. Ilm on kehvaks läinud, oleme siin Sky Views Miami, korralik vaateratas, hinnad $23 General, Junior 4-11 aastane on $19. Laps saab tasult, mis on tore, senior 21, sõjaväelane 21 ja VIP $57, et isegi võib oleks enda sotiga saanud täna 2 VIP-piletit. Aga ega ei tiku ka sellise ilmaga siin üles, nii et pole hullu. Sa Tallinna avas oled käinud? Ei, see on see T1 mooli otsas, ei ole käinud. Sarnane, Hard Rock Cafe ka seal, aga no meil on $24, see on meie õhtusöök. Ei saa priisata siin. Tegelikult siit vaateratta juurest on väga palju võimalusi võtta erinevaid kruiisilaevu, lihtsalt paate lühikeseks sõiduks. Minu selja taga näiteks on väga vahva laevake El Loro punast värv, et kindlasti saab ka mõnusa kogemus on sellist piraadilaeva, meenutab natuke seal massidega, et siin tegelikult võimalusi ja tegevusi jagub väga palju. Nii, kui juba Miamisse tulete, siis kindlasti soovitan käia ka ära korvpalliklubi Miami kodustaadionil FTX Arena. Meie jäime natuke hiljaks, just toimus NBA finaal Boston Celtics ja Miami vahel väga pingeline 7-mänguline finaalseeria oli. Kahjuks küll kodupublikule Boston Celtics võitis siin skooriga 196 Miami-le, aga sellegi poolest väga suurepärane suur areen. Operaator isegi mängu käinud vaatab, et võimas elamus jällegi, et kui on võimalik kossu tulla vaatama just eriti NBA-d, siis soovitan tulla vaatama ikkagi kõrgetasemelist kossu ka. Siinkohal tervitangi kõiki korvpallifänne Eestis, ma tean, et neid jagub. Siin see korralik Miami koduväljak on. Mina aga lõpetasid tänaseks ära, sest vihma kallab, me lähme hotelli Lebosse, aga midagi ei lähe katki siit. Meil seiksused suuremaks, me lähme randa, me ootame päikest, me naudime elu ja rohkem ei olegi, kui vaid näeme juba järgmises videos. No, palju rolli on alles siis? Nii, alles on tegelikult meil $24, aga ma ei arvesta, et tippi peab kandma. Tervist, elu. No kodu. Jep, perfekt. Nii,
ühesõnaga me lubasime, et me teeme siis $100 üks päev. Nüüd läks tegelikult $30 ehk siis $6 on miinuses, sest me ei arvestanud, et me peame tippi andma ja taxiga. Aga ei ole hullu, sellepärast, et tegelikult me saime väga hea diili. Need mõlemad pitsad olid 50% all online'is, kui poest ostsid. Ehk siis soovitan USA-s inimestel igasugust äppe alla laadida ja söögikohtade veebilehti vaadata, sellepärast, et suvat läksin Domino veebilehele, ütles -50 kõik pitsad ja läksid. Selline suur pitsa siin praegu teie ees oli 8,86. See on siis 7 eurot umbes. Super. Ja nüüd lähme näitan teile üht head kohta veel siin ööbimiskohas. Nii, ja tuled siit administraatori juurest ära, uksest sisse ja tuleb selline kinoruum, 3 diivanit, vajutad ühte nuppu telekil ja kohe Netflix valmis. Ja täiesti vaba kasutada, kes ees see mees. Meie mõtleme, et joome siin rahulikult kokat, sööme pitsat ja niimoodi see Ameerika elu käib. Täna $100 kulutatud, homses $6 ka tegelikult miinuses, aga pole hullu, nautima peab. No kui ta on elu siis? No, ei saa kurta ju. See on meil siin beekoniga buffalo chicken pizza. Väga soe või? Väga maitsev. I love this town.